Egiptus avalikustas just planeedis suurima sõjaväe peakorteri ja sellega kaasneb sõnum. President El Sisi avas laupäeval Oktagoni ulatusliku tehisintellektil põhineva juhtimiskeskuse Kairo lähedal, mis muudab Pentagoni tagasihoidlikuks. Selle põrandapind on 7–8 korda suurem. See on täis järgmise põlvkonna sõjatehnoloogiat. Ja see on loodud selleks, et koordineerida kogu Egiptuse riikliku julgeolekusüsteemi ühe katuse all. Kuid just see, mida Sisi tseremoonia ajal ütles, pani kogu piirkonnas kulme kergitama. Esimest korda üle 10 aasta täis sõjaväe vormis olles kuulutas ta, et rahva tasandil normaliseerumist ei tule enne, kui õiglane rahu lõpetab okupatsiooni. Ta viitas ilmselgelt Iisraelile. See on selge signaal, et kuigi Egiptuse 1979 aasta rahuleping juudi riigiga püsib, ei liigu avalikkuse tasandil suhted sugugi edasi. Et teemat edasi arutada, on meiega liitunud Kairo ajakirjanik Jos Schäffers. Jos, tore sind täna I24 News Englishis meiega näha. Millist sõnumit saadab Egiptus selle uue 8 nurgaga? Pean ütlema, et neid pilte vaadata on lausa pöörane. See on tõesti täiesti pöörane, eriti veel selle suuruse poolest. Sa juba võrdlesid seda USA Pentagoni hoonega, mis on muidugi õiglane võrdlus, sest Pentagon ja siis Egiptus ehitab Oktagoni, mis on mitu korda suurem kui Pentagon. Tegelikult ei ole asi selles, et Egiptus oleks nii suur strateegiline tegija siin Lähis-Idas, et nad peaksid teisi riike nuhkima, et neil oleks vaja luureandmeid koguda ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga võrreldes USA Pentagoniga on siin Egiptuses ja mul on siin nimekiri lahti, sest ma ei mäleta kõiki neid detaile. See pole ainult kaitseministeerium, neil on seal ka ilmateenistuse keskus. Kõik hädaabiliinid juhitakse sealt. Telekommunikatsioonid juhitakse sealt. See saab olema suurte sõjaväevarude ladu. Seal on tohutud laod. Nii et see on rohkem kui lihtsalt kaitseministeerium. Ja sa pead teadma, ning ma tulen tagasi sinu küsimuse juurde, aga Egiptuses on armeel majanduses tohutu roll. Isegi kui IMF, rahvusvaheline valuutafond, pole selle üle eriti õnnelik. Aga Egiptuse armeel on tehased, neil on bensiinijaamad, neil on pangad. Nii et Egiptuses on see rohkem kui lihtsalt armee ja sa pead seda kõikjal arvestama. Ja mida see tähendab, mida Sisi ütles selle tohutu kompleksi avamisel, kuidas iganes sa seda nimetad? On see, et see on mõeldud peamiselt Egiptuse rahvale. See ei ole mõeldud maailmale. Ma mõtlen, maailmale ei avalda lihtsalt väga suur hoone muljet. Pigem on küsimus selles, mis seal Egiptuses toimub, sest see näeb muljetavaldav välja, aga keegi ei tea, mida nad seal tegema hakkavad. Praeguse seisuga ei lubata sinna ühtegi ajakirjanikku, isegi mitte kohalikke Egiptuse ajakirjanikke. Aga Egiptus peab olema, Sisi esitas selle sõnumi kohalikule elanikkonnale. Ta seisab Palestiina eest ja teab, kui oluline see Egiptuse rahvale on. Ja Egiptusel on praegu rasked ajad. Nii et selle asemel, et inimesed kritiseeriksid tema suuri kulutusi sellele projektile uues pealinnas, ütleb ta lihtsalt, et Lähis-Idas ei saa kunagi olla rahu ilma Palestiina riigita. Ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi. Tuleta meelde, mida ta varem ütles. Ta ütles, et see, mida Iisrael teeb Gaza sektoris, on süstemaatiline genotsiid. Nii et see sõnum oli eriti mõeldud Egiptuse rahvale. Hei, ma olen teie poolel. Aga sisuliselt ütleb ta, et ma kulutasin sellele tohutult raha, ärgem keskendugem sellele, palun ärge kritiseerige mind. Ma toetan palestiinlasi täpselt nagu teiegi. Nii et jätkame lihtsalt oma eludega. Kuidas peaks ülejäänud piirkond seda siis tõlgendama? Sa ütled, et see on sõnum Egiptuse enda elanikkonnale, aga ilmselgelt jälgib ülejäänud piirkond seda samuti tähelepanelikult. Kas peaksime sellest välja lugema Egiptuse ambitsiooni olla piirkondlik sõjaline jõud? Mitte sõjalise jõuna. Egiptus soovib olla siin piirkonnas diplomaatiline jõud. Nad püüavad mängida suurt rolli Gaza tulevikus. Egiptus püüab survestada Hamasi kokkuleppele jõudma, relvad maha panema. Täna nägime uudist, et Hamas saatis ametlikult laiali oma poliitilise tiiva või kuidas seda nimetada. Või selle osa, mis haldas Gaza sektorit. Täpselt selle valitsusliku osa. Ja Egiptus tõesti püüab seda saavutada. Nad tahavad mängida olulist diplomaatilist rolli piirkonnas ja samuti Iraaniga läbirääkimistel. Ja Egiptus on seda ka varem teinud. Nad on pidanud läbirääkimisi mitmete relvarahude üle Gaza sektoris. Nii et Egiptus teab, et nad suudavad seda teha. Ja nad tahavad seda rolli säilitada. Ja see ongi peamine sõnum, mida Egiptus alati tahab maailmale näidata. Nad olid samuti kohal Pakistanis kaudsete läbirääkimiste juures. Iraani ja USA vahel. Nii et Egiptus tahab siin piirkonnas mängida seda olulist diplomaatilist rolli.
ja sõjaliselt on neil tõesti Lähis-Ida suurim armee. Jah, nad saavad igal aastal USA-lt $1,3 miljardit. Osana 1979 aasta rahulepingust Iisraeliga. Aga see ei ole piirkonna kõige võimsam armee. Peamiselt on tegemist ajateenijatega, kes lihtsalt kaitsevad oma riiki. Neil ei ole ambitsioone oma armeed välismaale saata. Nad on alati väga kõhklevad, kui on vaja oma armeed välismaale saata, et liituda. Näiteks Saudi Araabia esitas Egiptuse armeele mitu taotlust, et nad liituksid nendega Jeemenis, kuid Egiptus lükkas selle alati tagasi. Nii et jah, see on peamiselt oma riigi kaitsmiseks, sest Egiptust ümbritsevad sõjad Gaza sektoris Sudanis ja Liibüas. Nii et neil on vaja suurt ja tugevat armeed, et kaitsta riiki nii, nagu nemad seda näevad. see kõlab nagu sõnum oma rahvale. Josh Sheffer selgitab seda. Aitäh, et olite meiega i24 News Englishis. Pole tänu väärt.